No nii, oleme jõudnud Kiviranna puhkekeskusesse. Jube ilus on, hästi tore vastuvõtt oli juba ja me tulime siia sisse siit alt trepist ja juba panime siia ka barrikaadid, sest et meil on ju Roosi. Siin on meil eksklusiivne beebivärav by kohalik laud täispuidust ja alustame siis esimese toaga. Master bedroom, mõnus, avar, õhksoojuspump, kui on vaja sooja, saab külma, kõike saab. Mõnus romantiline valgus on meil seal. Ühesõnaga väga basic room, selline vaatad salva ei kukku siin. Nii, selle juurde tuleme hiljem, mida me siin on üks teda. Nii, ja siis siin saab veel 4 inimest ööbida, siin me oleme Roosi. Vali milline voodi tahad, 1, 2, 3, 4, katusaknad, no mida veel lingi haldab, eks ole. Lilled ilusad. Kas sa selle koha nime üldse tuli veel juba? Kiviranna, jah. Praegu ei tule siia, pärast lähme pesema. Nii, lähme näitame nüüd kööki ja elutuba. Nii, siis siin on meil väike kööginurk, saab teha hommikusööki. Ma eeldan, et siin on külmkapp, prügikast. Kõik vajalik on olemas. Jah, kõik vajalik on olemas. Ja siis on meie ühesõnaga, siis on meie selline suur, avar elutoasa, kust on imeilus vaade Võrtsjärvele ja kohalikule basseinile. Siia lennundusmuuseumisse ja ma olen suht kindel, et Roosi ei tahaks lennukeid vaadatagi nähes, mis siin kõrval toimub. Aga me lähme vaatame, oh my god, kivid. Aga me lähme vaatame kohe esimesse lennukisse lootuses, et see on lahti. Päris vanakooli välja muidugi. Nii väikesed astmed. On jah? Üks ähib ja puhib. No nii, aga ma lähen kokpitti ja hakkan sõitma. Mine siis kokpitti. Või appi. Oleme siis praegu esimeses lennukis siin, mis siin lahti oli ja ütleme ausalt, ei oleks tahtnud küll selle lennukiga lennata, sest et see ei näe üldse turvaline välja, aga noh, see ei olegi ju lendamiseks nüüd mõeldud, et aga vanasti see lendas, ma eeldan, nii et ütleme, et mul on rõõm elada 21. sajandil, kus on juba kaasaegsed ja ilusad lennukid. Become a pilot for playing high. Become a pilot up in the sky. Become a pilot and you feel high. It's great to be a pilot. Roosi juba pära, siis ma arvan, et me vaatame äkki me leiame midagi süüa kuskilt ja siis ma olen paaskot, aga muud plaani ei olegi. Süüa tahaks küll. On ju. Siis me tankime või midagi. Roosi, mine hüppa! Ülikõva muuseum, soovitan kõigile tulla, sest et väga ägedaid lennukeid on siin ja tõesti on põnev. Võib-olla aastase ja pooleteise aastase lapsega võib-olla nii põnev ei ole, aga vähemalt endal on põnev ja see on kõige olulisem ju praegu. Et jaa, ülikõva. Üüber ilus on siin küll, et soovitan väga neile, kes ei ole varem käinud Taevaskojas, siis tulge kindlasti, sest tõesti on väga ilus. Hea uudis on see, et meie Roosi jäi ka nüüd magama
nii et eks näis kaua ta magab muidugi siin, aga ma usun, et metsa all siin looduses on ikka tal väga mõnus ja hea olla. Ja pärast seda, kui ta on uinaku ära teinud, lähme me maanteemuuseumisse. Lennukid juba nägime, aga nüüd tahaks autosid ka veel näha, kuna Roosile väga meeldivad autod ja mulle ka. Hei! Oleme jõudnud maanteemuuseumisse. Ja siin on võt kui kaunis... Siit vaatame suuri autosid ka või? Roosi vaata, mis see taga on. See on eriti suured autod. Hele on siin. Ühesõnaga, maanteemuuseum algas suure nutuga. Jaa, sellepärast me mõtlesime, et me võtame käru, et laps saab jalga puhata, aga sellest teda närvida pidi seda kogu aeg lükkama. Lihtsam oli see viia autosse tagasi ja alustada nullist. Kuule, ma arvan, et Roosi hakkabki siin heina tegema või mis iganes sellega tehakse. Höövel. Roosi, kus sa oled? Kus sa oled, Roosi? So we have a problem. Ta ei taha sealt ära tulla ja... Kuule, kas lähme vaatame teisi autosid ka või? Hakkab minema või? Siin on veel autosid, see ei ole ainuke. Kus sa käisid? Tegidki heina ära ja sügiseks valmis? Ja siin Johanile. Jah. Tee tšau. Tšau. Oota ära nüüd. Meeldi või? Mis meil poest vaja on siis? Piima, sai ja muna. Mis siin ikka maarahval muud vaja? Ülejäänud, muna saab, no vaata. No põhimõtteliselt ongi sai ja siis neid asju, mida saab kodus ise ei kasvata. Ossa! Kardab, kui nüüd pean aegud kõik. Lähen mängida aegud. Kas sa teed ise tšau issi? Moshida. Muuseumis käidud ja nüüd siis Otepääle ziplainima ja siis sööma. Yeah. Näe, meie sööme Roosiga jogurtit ja Oliver lennutab drooni ja insert footage here, insert movie here, insert everything here. Let's go! Jõudsime Otepääle ja lähme nüüd Zipiga sõitma, ostsime lihtsalt ziplaini piletid, et laseme korda mööda. Jonna käib esimese tiiru ära, siis läheb mina ja Roosi seekord ei lähe. Järgmine aasta võib-olla. Ja eks siis näis, kuidas see nüüd välja näeb. Filmime võib-olla telefoniga, ei hakkagi kaamerat ei julge võtta. Kaamera on natuke liiga kullakallis selle jaoks. Vaata, emme läheb sõitma, Roosi. Ise käib, jah? Ma võin siin juba nagu ennast lõdvaks võtta. Tšau! Emme läks. Ei ole hullu! Ei ole!
ütle, kui sa minema hakkad. Ma hakkan minema. Vaata. No, tšau. Mida sa lasid jälle? No mine. Kita! Oh yeah, biitseps on veits valus. Okei, alusväeg, tahaks süüa. Okei, tuul tuli jälle. Ei saagi minna. Aga ei jäägi muud üle, kui tuleb minna. Let's go! Oh yeah! Biitsepsi tõmbas ära.